Just nii pidutsetakse Alpides. Suusapäevad lõppevad üldjuhul après-ski baaris, kus raha ei loeta ja tellitakse jooke liitrite kaupa. Ka eestlased on kulutanud sel talvel Alpides suuri summasid. Aga kuidas seal soodsalt hakkama saada? Endiselt kõige soodsam viis ikkagi siin Austrias majutus leida on kampa peale rentida suurem Alpimaja. Nii tegid ka näiteks belglased, kes tulevad siia 25-kesi ja naudivad seda, et saavad ise süüa teha. Usually you rent an Alpi house or how you stay here? Yeah, we rent a house with 3 family in one house, and then 2 other families rent the other house, and not so far from us. Yeah. So it's cheaper altogether, I guess. You don't have to buy hotel rooms for everybody. No, it's cheaper, and it's lots of fun because at the evening we can stay together, we can play some games and drink something, and you don't have to watch other people. It's very nice. Restoranides ja baarides on hinnad krõbedad. Näiteks Pitstaleri liustikul läks lõunasöök maksma 41 eurot. Selle raha eest sai 2 limonaadi ja 2 portsu friikartuleid ning 1 grillvorsti. Alpimaja sisesüüa tehes on aga kokkuhoid väga suur. Ostad näiteks kohalikust toidupoest lõhe, viskad selle ahju, köögiviljad juurde ja meie 4-liikmeline pere sõi nii hommikul kui õhtul korteris ja säästis sellega korralikult. Näiteks sellises korteris Ötsi nimelises külakeses sai ööbida 4-liikmeline pere 100 eurot öö. Samal ajal on suurtes ja kuulsates turismipiirkondades Viederni hotellid, kus on võimalik 1 hotellitoa eest maksta ligi 1000 eurot öö eest. So if you go to a restaurant here in Ötz and comparing with Germany, how do you feel? The price level is... I think it's okay. In Germany it's more expensive. The price level is okay here. Comparing with Germany? Yes. It's the same. Üks soovitus, mida kohalikud mulle siin jagasid, on see, et tegelikult tasub otsida väiksemaid suusakeskuseid. Et Eesti mõistes loomulikult siin on 25 suusalifti ja 88 kilomeetrit radasid, nii et Eesti mõistes see loomulikult ei ole väike koht. Aga Austria mõistes, kui võrrelda seda näiteks Iskliga või Söldeniga või miks mitte Stubaieri või Pitstaleriga või ka miks mitte Kitzbüheliga, need on kõik sellised suured turistilõksud ja suured hästi populaarsed keskused, kus päevapileti hind võib ulatuda kuskil sinna 80-90 euroni, siis siin selles kohas on päevapileti hind ainult 55 eurot ja samas eestlase jaoks on siin nautimist täiega. 18 aastat Öhetsi suusakeskuses töötanud Joey soovitabki külastada just neid väiksemaid keskusi. Kuigi ka siin on natuke viimastel aastatel hinnad tõusnud, on need eestlase rahakotile oluliselt sõbralikumad. I mean, it goes with inflation, right? But I think for a family that wants to come to skiing in a resort, then it's pretty good here. I find the price is very fair, and yeah, of course they're going to go up a little bit year for year, but I find the price is really fair here. Definitely find a cheaper price, and you just get really good quality here for your money. Ja kui tulla Austriasse, siis kindlasti tasub tulla sellisesse kohta nagu Stubaie Gletscher näiteks, mis on Austrias suurim liustikuga suusamägi. Ja kuigi siin on hinnad natukene kallimad, siis on see igat seda senti väärt, sellepärast et siin on lihtsalt niivõrd imelised vaated. Ja mis on väga huvitav, et kui te olete harjunud sõitma Eestis, siis näiteks siin Stubaie Gletscheril on selline rada, et on võimalik sõita 10 kilomeetrit alla mäge, et alustad 3500 meetri pealt ja see rada kulgeb sealt 10 kilomeetrit alla. Ja all autoparklas ootab kõiki après-ski ehk korralik suusapäeva afterparty, kus loomulikult raha ei loeta. Turist Itaaliast võrdles Tirooli ja Dolomiitide hindasid ning leidis, et pigem on siin Tirooli piirkonnas hinnad isegi odavamad. I am Italian and I am coming here in the Stubai because I think it's the most beautiful place in Austria because it's very high, then the snow is very fantastic. It's also inexpensive, also fun. So Stubai number 1. Is it more expensive here or the same in Italy? Less expensive. The ski pass cost 65 euro of day. In Dolomiti cost 85 euro. More expensive in Dolomiti. No kuidas sulle Austria mäed meeldivad? Väga. Ja kas oled kukkunud ka siin? Jaa, lasa nii hullusti, et hinga lõi kinni. Kas kõige rohkem meeldib sulle siin liustikul? Jaa. Niisiis sai siin koha peal selgeks, et kõige odavam viis on ikkagi endiselt Austrias see, et sa tuled suurema seltskonnaga, rendid omale ühe suure Alpimaja, õhtuti teed ise seltskonnale süüa ja hommikul ka ja siis ainult lõunasöök tehakse siin mäe peal. Ja niimoodi on võimalik hakkama saada väga soodsalt.